Austatud volikogu, austatud linnavolikogu esimees, juhtus nii, et juba poole aasta pärast toimuvad kohalikud valimised ja nende valimiste omapära seisneb selles, et hääletada ja valida saab ainult üks kord. Ei saa korraldada valimisi nii, et hääletame nii kaua, kui tuleb vajalik tulemus. Et sellist võimalust kohalike valimiste puhul õnneks ei ole. Ka sedelite markeerimine ka kohalike valimiste puhul tulemust eriti ei mõjuta. Ja võib-olla just sellepärast tekkis tõenäoliselt mitte siin saalis, vaid linnavalitsuse kabinettides uus tore plaan, et vähendame jaoskondade arvu. Ja muidugi on ju selleks ka välja mõeldud põhjused, kokkuhoid 100 000. Inimesed ei saa hääletada jaoskondades ja me sellega hoiame kokku 100 000. Väga adekvaatne põhjus. Ja teine põhjus, e-valimised. Inimestel on võimalik kasutada e-valimiste kanaleid. Ja see on minu arvates kõige põhimõttelisem küsimus, et miks linnavõim suunab inimesi hääletama internetis. Põhiseadus annab õiguse hääletada nii jaoskondades kui ka internetis ja inimestel on õigus mitte usaldada e-valimisi ja valida jaoskondades. Ja kui nendele on antud sõnum, et ei, teie hääl ei ole oodatud, teie hingand praegusele valitsusele ei ole oodatud ja palun ärge tulge ja me vähendame osakondade, jaoskondade arvu rohkem kui poole võrra, siis minu arvates pehmelt öeldes ei ole demokraatlik. Võiks pikalt rääkida sellest, et mis valemi alusel see vähendamine toimus, kas tõepoolest Õhtulehe ajakirjaniku analüüs on õige, et just nende jaoskondade arv on vähendatud, kus oli suurem toetus Keskerakonnal, kas tõepoolest on õige ka see, et suuremates linnaosades on jaoskondade arv vähem, näiteks Haaberistis ja Põhja-Tallinnas on vähem kui Nõmmel, aga kõige põhimõtteline küsimus on see, miks te suunate inimesi hääletama internetis? See ei ole kooskõlas põhiseadusega. Aitäh!